Tere! Eestlased on metsarahvas, aga tänast sotsiaalmeedia ruumi jälgides näiks see nagu iga mees oleks ka metsaekspert, kes väga täpselt teab, kes meie rahva rohelise vara üle otsustajatest midagi valesti teeb. Aga on olemas grupp inimesi, kes tõesti metsast kõike teavad ja kelle töö tulemused jõuavad nii seadusloomesse kui ka mainekate teadusajakirjade kaante vahele. Täna saame lähemalt tuttavaks haruldase, aga väga vajaliku liigiga ökosüsteemis metsateadlasega. Läheme nüüd otsime üles ühe väga olulise katsetüki, jah? Jah, see on proovitükk 1364. 1364. Kas sa tead ka, mitu sammu sa nagu läbi käid päevas? Kas sul sammu lugeja on, kui sa siin kappad? On küll ja kui ma ikka metsa mõõdan, 10 000 on nagu muu seas. Praegu me oleme siin 1364. Selle peal. Tegelikult on see, et kui me alustasime selle võrgustiku rajamist, siis siin ei olnud ühtegi tuulikut. Siin oli ainult mõte, et siia võiksid tulla tuulikud. Ja proovitükid olid meil tehtud siis, kui siin kasvas ainult mets. Sellised teid, nagu siin praegu te näete, mitte midagi on, sest teed olid ju need samad kanalid. Tänavu tähistatakse Eesti Maaülikoolis üht iselaadi juubelit. 35 aastat kasvukäigu püsiproovitükkide järjestikust mõõtmist. Metsi on muidugi Eestis uuritud juba 100 aastat ja kauemgi, kuid alates 1995. aastast on Eesti Maaülikooli teadlased uurinud, analüüsinud ja digitaliseerinud enam kui 1000 muutumatut metsalappi. Sama metoodika alusel iga 5 aasta tagant. Teisisõnu on üle terve Eesti metsamaa pillutud väikesed, aga väga olulised katsealad, kust korjatakse kordusandmeid iga 5 aasta tagant. Me teame iga puu asukohta ja edasi ka tema elulugu. Pluss me teame iga puistu elulugu. Meil on proovitükkide tsentrites on tavaliselt mingisugused torud, et me leiaksime selle üles. Kas siin on hea koht öelda ka televaatajale praegu seda, et kui sa näed siukest toru metsas, siis see on siin põhjusega, ära kisu seda palun välja, ära riku seda ära ja ära võta siit seest ära asju. Ja, see on absoluutselt oluline sellepärast, et meil on pidevalt on torud välja ära viidud, muidugi ei tee seda ainult inimesed, seda teevad ka loomad, me leiame need mujalt kuskilt. Aga üldse, kui metsas on näha mingeid märgistatud puid või mingisugused tokke, siis tasubki need täpselt sinna jätta ja teades, et vau, siin tehakse teadust. Sellised proovitükid asuvad ka Ida-Virumaal, kus intensiivne põlevkivikaevandus on looduse vastu kõike muud kui hell olnud. Aidu pealmaa kaevandus suleti 2012. aastal ja täna ei sõida siin enam võimsad veoautod, vaid need, kes armastavad ekstreemsusi ja huvitavalt arenevat loodust ühe korraga. Aga nüüd tuleb üks raputav selline natuke... Raputav elamus. Kui palju inimesed looduse kohta küsivad, kas nad tahavad ainult adrenaliini või nad tegelikult tahavad ikkagi teada ka, mis siin sünnib? Selle kohta ma ütlengi hästi lihtsalt. Kogu see minu lugu, sa oled ju kuulnud seda terviklugu, aina. See kõik on tegelikult inimeste küsimuste pealt tulnud. Wow. Päriselt ka. Wow. Ehk siin ei olegi üldse mõtet tulla nagu ainult sõitma. Ilmselgelt tulevad kohe küsimused ja mina ütlen, miks mulle meeldib eestlastele teha. Eestlast see keskkonna teema puudutab tegelikult. Ja see lugu on siin ülioluline. Meie ees on toru. Pealt näha toru, aga lähme siis piilume, mis seal toru sees toimub. Kaasaegne lahendus suure koguse põlevkivi liigutamiseks mööda lintkonveierit. Te pean ka seda ütlema, et ise ei tohi siia tulla nii-öelda seda konveieri kaant liigutama, aga meil on see kooskõlastatud. 500 tonni tunnis. 500 tonni tunnis? Just nimelt. Ma ei kujuta ette, mitu autot ühes päevas siis kokku hoiab. Just. Jõhkralt. Minu arust kõige hämmastavam ongi see, kui võimsalt suudab loodus taastuda.
kuigi inimene on siin teinud justkui kõik, et kõik täitsa segi pöörata, on ju. Ehk siit on võimalik isegi leida kuldkinga ja matkamise mõistes loomulikult väga eriline ala ja tasub avastamist. Nii vee peal kui mööda maad. Me oleme tegelikult praegu Aidu karjääris ja see on endine avamaa karjäär. Mis need sinised asjad siin kaardi peal on? Kunagi karjääri ajal olid need autode teed. Tänaseks siis sellised veekanalid, nagu me näeme, kus on üpris sügav vesi. Siin konkreetselt 6 meetrit juba. Selle koha peal väga konkreetselt, miks ta just eestlase südant puudutab, on meie tarbimise jalajälg, on ju. Et see ongi selline. Kas ta siis esimese hetkega on ilupilt ja saad rohkem teada, muutub kolepildiks, on ju, aga see on see reaalsus. Enam kui 100-aastase kaevandamise ajaloo käigus on Ida-Viru maapõuest põlevkivi välja veetud 10 000 hektarilt üle miljardi tonni. Sellest pool maa alt, pool aga maa pealt. Tippaegadel sai põlevkivi kätte üle 30 miljoni tonni aastas, praegu jäävad kaevandusmahud umbes 10 miljoni tonni kanti. Juba sügaval nõukogude ajal oli selge, et päris unarusse segi pööratud maad jätta ei saa, vaid üheskoos teadlastega asuti uurima viise, kuidas kiviklibust tühermaad metsaks muuta. Peab ütlema ikkagi 60-ndatel hakati väga tõsiselt selle peale mõtlema, et mis saab pärast ja mis saab pärast aga see võeti väga tõsiselt ette ja tollal oli Eestis Eesti Metsainstituut. See siis 1970-ndatel, 80-ndatel väga süstemaatiliselt võttis selle metsastamise teema käsile. Selles mõttes oli omal ajal Elmar Kaar oli siis see teadlane, kes süstemaatiliselt kogu seda tegevust juhtis. Ma olen kuulnud, et tegelikult püüti nendele avamaa kaevanduste aladele istutada lausa 42 erinevat puuliiki, aga kasvama läksid ikka meie enda põlised. Ja nii ta on tõesti, et neid puuliike ja põõsaliike oli väga palju ja väga erinevad ja tõesti alguses näitasid väga paljud võõrpuuliigid ka, et lähevad kasvama küll, aga praegu ikka neid ei näe. Järgmine aasta on meil jälle see seirering siin ja siis me lisaks puudele me ka vaatame taimestikku ja siis me saame teada, mis meil siis siin muutunud on selle ajaga, milliseks ütleme muld, mulla omadused, taimestik ja loomulikult puud. Kui lähevad täpsemaks mõõtmised, muutuvad täpsemaks andmed, aga mida nende täpsustatud andmetega tegelikult tänapäeval tehakse ja kas on ka välja tulnud mingisuguseid vahesid varasemate mõõteandmetega? Ütleme nii, et see metsa mõõtmise mõttes on juba sellepärast vajalik ja see võimalikult täpselt minna. Et sama nagu ma ütlesin, et mõeldakse, et mis see mets siis mõõta on. Aga näiteks võtame ka ühe sellise aasta Eesti metsade kogu juurdekasvu. Siin on see, et ju kasvavad selle sama puu pealmine pind on see, mis kasvab. Ja Eestis on circa 5 miljardit puud ja nende puude pealmine pind on umbes 8,7 miljardit ruutmeetrit. Ja see näeb seda, et 1 miljon tihumeetrit on 0,11 millimeetri paksune kiht. See näeb seda, et kui me mõõdaksime seda millimeetri täpsusega, siis tähendab seda, et me mõõdame 4 miljoni tihumeetri sammuga. Et sellepärast on ka see vaja just, et me saaksime seda võimalikult täpselt, sest just nimelt see metsa muutus on see, mis meid täna kõige rohkem huvitab. Kuidas nende katsetükkide analüüs üldse käib? Et see ei ole ju tegelikult niimoodi, et te käite siin iga aasta, sest et neid katsetükke ikka jagub. Ma arvan, et meil ei ole nii palju metsateadlaseid. Ja meil on ju proovitükke üle 1000 üle Eesti ja erinevates metsades. Ja meil mõõdame sellise sama metsakasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku metoodika järgi 5 aasta tagant täpselt sama ala uuesti üle. Ja iga aasta meil ongi siis kuskil 150 proovitükki, mis on vaja mõõta ja ongi erinevates kohtades. Aga kes need minionid on, kes seda tööd teevad? Ei ole ju loogiline, et professorid ja doktorid ja kõik seda ainult ise teevad.
jah, muidugi, loomulikult meie käime ka metsas on ju, ma alles siin tegin siin õhtul kella 7 välja, teed selliseid pikki päevi, aga meil on ikkagi oma tublid tudengid, just metsanduse tudengid, kes siis tulevad ja käivad meiega metsas on ju, ma kaasan neid projektidesse, teadusesse, nad mõõdavad andmed, nad sisestavad neid andmebaasidesse ja kuna ma õpetan ka metsanduslikku andmetöötlust, siis me hakkamegi nüüd sama sügisel nendega neid siis andmed, ütleme siis, et millised need andmed on, mida me oskame lugeda välja ja kuidas me siis teeme neid lihtsamaid analüüse. Selge see, et kaevandusalade taasmetsastamise uurimine paneb teadlastel silmad põlema, sest sellist mängumaad mujalt ei leia ja meie endi silme all on vormumas täiesti uued ökosüsteemid. Praegu on 20 aasta vanused Aidu metsad täis kaitsealuseid orhideesid, mis küll mullakihi paksenedes ja teiste liikide tekkimisel tõenäoliselt jälle hääbuvad. Kas siin Aidu karjääris võib nende katsetükkide kohta öelda puude kohta, et alguses ei saa vedama, aga pärast ei saa pidama, sest kuuldavasti on nad tihedad ja ka kasvavad päris hästi, kui nad lõpuks hoo sisse saavad? Vot seda, et kas nüüd ei saa lõpust pidama, seda me ei tea, sest tegelikult on meil siin Aidu karjääris kõige vanemad puistud siis ainult 44-aastased. Kuidas see süsteem üldse käib? Tuleb ühel metsateadlusel huvi. Mina tahaksin uurida sellist tükki metsa, kelle jutule te lähete või tuleb teie juurde hoopis riik või VKG või keegi teine ja ütleb, et kuulge, me mõtleme, et siin peaks metsateadust tegema. Eks ta ikka initsiatiiv peab ikka teadlaselt tulema. Seal ei ole midagi parata. Teadlane peab selle mõtte välja pakkuma, põhjendama maksumaksjale, et seda on ikka vaja. No õnneks siin ei pea väga palju vaja nägema, sest kui maksumaksja näeb siin pärast kaevandamist seda olukorda, siis ta saab aru küll. Siis on üsna loomulik, et tahaks näha midagi rohelisemat. Tänapäeva arvutitaguses maailmas on metsateadus mõnus kombinatsioon välitöödest ja andmetöötlusest, matemaatikast, tipptehnoloogiatest, vanakooli mõõtmisvahenditest ja vaatluskogemustest. Kõik see kokku annab üha täpsema sisendi selle kohta, mis meie metsades tegelikult toimub. Teadlastel on suureks abiks vaprad tudengid, kes alguses koos juhendajatega hiljem juba omapäi mööda metsi kasvukäigu püsiproovitükke mõõtmas käivad. Ma olen neid proovitükke külastades märganud, et levi absoluutselt ei ole, nii et teil ei saa ka kiusatust olla nagu netist passida liiklema. Peabki pastakas ja paber olema kaasas. Kiiremini ära teha, siis saab kiiremini välja ka. Saab kiiremini internetti. Mitu päeva te sedasi metsas siin rügate? Mul läheb 3. nädal. Enamlikult terve suvi ikkagi. Nii palju kui mingi 150 tükki proovitükki on vaja tiimide peale ära teha. Alustatud siis pussooli seadistab ära. Mingi nõukaaegne seade, aga kuna me ei ole paremat lahendust leidnud siia, siis põhimõtteliselt kasutatakse endiselt. Põhimõtteliselt proovitükkidel on meil antud ette puude asimuudid, ehk siis mida me vaatamegi läbi selle asimuuti, kus mingi puu on ja siis kaugus ja selle järgi me saamegi nagu koordinaatide, nii-öelda nagu koordinaatide kaudu paika panna. No Eestit kuvatakse kui niisugust digiriik ja noori suunatakse õppima siis väga selliseid küberteaduseid nii-öelda. Kui suur huvi üldse tänasel tudengil metsa vastu on? Kui palju neid on, kes näpud püsti metsa tahavad tulla? On täitsa uskumatu on ja nüüd sellel aastal, ehk siis kes nüüd sügisel nüüd õppima siis kohe hakkavad, oli konkurss ikka mitu inimest ühele kohale on. Et see on ääretult tore. Loomulikult alguses tulevad ju tudengid, et hurraaga on, nad ju ei tea, mis täpselt on, mis see metsandus on. Tegelikult on metsandus on ju matemaatika. Et arvatakse küll, et tulen loodusesse. Seda on ju ka õhtul 7. Jaa, aga tegelikult on see, me ju teeme otsused mingi matemaatiliste asjade põhjal. See on helitomograaf. Kuna teadus areneb, siis areneb ka tehnoloogia ja iga siis aastaga tuleb uusi vahendeid ja et kuidas siis puude mõõtmist täpsemaks saada nii-öelda. Ja
selle vahendiga siis me saame ristlõike puust, et saada siis teada, kas antud puu on mäda või ta siis ei ole mäda või ainult ennustada selle järgi, kas ta on mäda või mitte. Et mis ta sees siis nagu toimub? Jah, et siis me peame selle puud maha võtma ja me saame selle ristlõike selle puu kohta. Aga mis sa selle infoga peale hakkad? Tõenäoliselt sa saad öelda, kas see puu on raiekõlbulik, mis klassi materjalisid saab, mis mädanik ta sees on, ma ei tea. No, enamasti me ikkagi vaatame, kas see puu on mäda, et kas siin oleneb projektist, on ju teadusprojektiga ühed asjad või seda, et kas on vaja sanitaarraiet teha või mitte. Et visuaalselt lihtsalt hinnata, kas puu on mäda, see on hästi sihuke kaootiline, et see ei ole üldse nii kerge. See on tehtud selles mõttes hästi selliseks lihtsaks, et esiteks see on selline skanner, mida saab juba ka hästi nagu metsas kasutada. Et ta on esiteks see, et ta teeb 2 miljonit mõõtmist sekundis. Ta mõõdab kuni kui ta teeb 2 miljonit, siis ta mõõdab kuni 65 meetri kaugusele. Ja silmamõõduliselt on võimalik suurtel aladel teha tegelikult need mõõtmised ära väga väikese inimjõuga. Et põhimõtteliselt on see, et 10% Eesti metsadest käiakse sellisel viisil läbi ja neid mõõtjaid ei ole üldse palju. Kui see varasemalt seal eelmisel sajandil oli see, et mõõdeti seal sentimeetri täpsusega ja et siis lihtsalt sellist juurdekasvu kui sellist ei olnudki võimalik väga täpselt nagu saada, aga täna just ongi ju küsimus peamiselt selles, et kui palju meie metsad seovad süsiniku aasta jooksul, mitte nii palju ainult seal metsades on. Mõõtmiste käigus tehakse ka loodusliku uuenduse hindamine, mis inimkeeli tähendab seda, et proovitükil kaardistatakse ära kõik puud, mis peale viimast mõõtmist alale kasvanud või hoopis ära surnud on. Mõned proovitükid on sellised, kus teadlased ainult jälgivad metsas toimuvat, teised aga sellised, kus on tehtud mõni katse ja nüüd jälgitakse, mis selle tulemusel metsaga toimub. Ühe põneva eksperimendi tegid Maaülikooli teadlased Kääpa metsas, looduskaitse alla võetud endises majandusmetsas, mida muuseas inimesed vanade puude tõttu tihti ka väga ekslikult ürgmetsaks peavad. Siin on näha, et see osa, mida me siit näeme, erineb ju ülejäänud metsast, mida me näeme siin kõrval. Tihe, väikseid puid. Jah, lehtpuud on sees, eri vanuselised puud on sees ja tegelikult see on nüüd ühe sellise katseks või eksperimendi tulemus. Et aastal 2004 hakati Eestis tegema nagu metsade looduslikkuse taastamise katseid ja just sellistel aladel, mis on siis kaitsealal, aga on endised majandusmetsad on ja nüüd siin tehtigi selline katse ehk raiuti sisse suur häil, tekitati selline valgus, sest on ju mänd tahab valgust ja et meil tuleks männi looduslikku uuendust. Kui need puud raiuti ära, ladvad ja oksad jäeti häilu sisse ja tehti siuke väike kontrollitud põletamine. Ehk ta siis nagu öeldakse mineraliseeris teatud kohtadel seda pinnast. Ja siis... Lavastati metsatulekahju? Jah, aga selline hästi väikselt, ütleme, tehti väike nagu või suuremat sorti lõkke, kus siis põletati ära. Ja tänu sellele, et see maapind paljastus, oli võimalik siis hakata siin, ütleme, arenema siis uutel puudel. Miks siuke katse teha? Mis me teada saame siit? Jah, me saame teada seda nüüd, et näiteks, et kas männikutes on meil võimalik edasi hakata kasutama püsimetsanduse neid võtteid, mis on praegu hästi populaarne teema. Kõik andmed, mis metsadest kogutakse, sisestatakse Maaülikooli andmebaasidesse ja nende põhjal koostatakse erinevaid mudeleid, mis lubavad teha põhjalikke järeldusi ja luua ka väärtuslikke tulevikuprognoose. Sellisest infost võidavad kõik, kes moel või teisel metsandusega kokku puutuvad. No, kuidas RMK Maaülikoolis saadud andmeid oma töös ja otsustes kasutab? No esmane asi on ikkagi see, et teadus, mis sealt tuleb. Ehk siis, kui sul on niisugused aastate pikkused mõõtmised, nagu need kasvukäigu proovitükkidel on, siis selle pealt saab igasugust metsadünaamikat modelleerida. Ehk siis kõrguskasvud, tagavara juurde kasvud, kõik sellised asjad, mis siis on meile olulised selleks, et me saaksime vaadata, kuhu suunas meie mets areneb ja see oleks teaduspõhine. Et see on niisugune esmane vajadus. Teine suur vajadus, miks neid proovitükke on vaja, on see, et me saame oma mudelid ehk siis kaugseire mudelid treenida nende samade andmete peal. Ja hakata sealt siis kõike seda sama, mida metsas mõõdetakse, hindama läbi kaugseire. Piltlikult öeldes, kui metsakorraldus on see,
metsanduse valdkond, kus siis keegi võtab saapad, paneb need jalga, läheb metsa, mõõdab puud ära, see on see, mida te juba nagu metsast nägite, siis kaugseire üritab seda sama asja teha niimoodi, et me kasutame selleks muid vahendeid peale saabaste metsas, ehk siis kasutame droone, lennukeid, satelliidi andmeid, igasugused ortofotosid ja peamiselt siis lidari andmeid. See on selleks vajalik, et me saaksime mingeid otsuseid vastu võtta, et kas see mets on nüüd saanud raieküpseks, kas see mets vajab mingit hoolt või mis iganes. Ja kaugseire asi ongi siis seda asja teha niimoodi, et me ei lähe sinna metsa. Ja need mudelid on vajalikud selleks, et me saaksime usaldusväärseid andmeid, metsakorralduse andmeid läbi kaugseire. Ja loomulikult need metsamudelid ka paratamatult avaldavad mõju riigi poole, mis püsitab siis metsamajandamise eeskirjad. Ta ei usalda kõike kodanikku vabalt, vaid kontrollib. Ja selleks ongi siis need eeskirjad ja sealt omakorda veel altpoolt tuleb metsapoliitika, mis siis arvestab siis kogu ühiskonna arvamusi, mis tihtipeale ei lähe kokku päris omaniku soovidega. Aga keskne koht siin minu seisukohast on siin need metsamudelid. Kui televaataja tegelikult näeks kõiki need meie autosõite, siis selline saade sünnib 2 päevaga ja me liigume siis ühest kohast teise. Praegu me oleme tulnud Järvselja ürgmetsa, kus on 19 hektarit. Vaata seda padrikut, mis on tegelikult looduslik päris mets. Just. See on ikka džungel. See on täiesti džungel. Esimene Eesti metsakaitseala. Üle 100 range kaitse all olnud Järvselja ürgmetsa inimene ise avastama minna ei tohi, sest ka seda loetakse inimtegevuseks. Teadlastel oli algselt plaan ka see 9 hektaril asetsev džungel puu haaval ära kaardistada, kuid praegu sellele hammas peale ei hakka. Puid, elusaid ja surnuid, lamavaid ja püstiseid on lihtsalt niivõrd palju. Jah, meie neid proovitükke, siin on 8. On seal teises osas, siin ei ole, sest siin on kõik ära kaardistatud. Ja me mõõtsime nad üle eelmisel aastal, aga meil on jätkuvalt soov kaardistada ära kogu see ikkagi see mets, mis on tegelikult tohutu väljakutse. Ja me tegelikult ei oska isegi aega hinnata, kaua selleks võib aega minna, aga selleks, et seda teha, on vaja ju finantseerimist. See rahastamine on tänapäeval täiesti projektipõhine. Ehk siis töörühma juht peab olema projektijuht ja peab olema väga hea projektikirjutaja, peavad väga head finantsoskused olema ja kõik edasi. Ehk me peame seda raha küsima ja siis me siis vaatamegi, et kust meil on võimalik seda rahastust saada ja kirjutamegi siis aga igalt poolt ei ole võimalik nende tegevuste jaoks saada raha. Mis tegelikult olulised oleks. Ja õnneks muutuvad ajad, et ühel hetkel öeldakse, et see ei ole oluline või meil ei ole raha praegu, aga ega ei tohi siis nurka visata seda mõtet, et tuleb nagu uuesti proovida ja minu kogemused 20 aastat projektijuhtimise kogemust on näidanud seda, et üks hetk ei saa, 5 korda küsid, 6. korral saad, et kui eesmärk on olemas ja suudad selle nagu maha müüa ja need hindajad saavad aru, kui oluline see on, siis tulebki raha näiteks kasvukäigu proovitükkidele. Mul on järgmiseks 2 suveks on juba rahastus olemas. Jääb nentida, et kui teadlased saavad rahulikult oma asja ajada, võib nende kogutud info põhjal teha otsuseid, mis ehk aitab meil kauem ja mõnusamalt elada. Järgmises jäljes kliristame klaasi ja vaatame, kuidas see rohelisemale tulevikule kasuks tuleb. Kohtumiseni!